Kas Eesti Vabariigi tulevased riigijuhid võivadki olla praegused striimerid? No see pealkiri on juba nii putsis, et täitsa vittus. Tule taevas appi. No nii. Sööme lihtsalt kama, mõnus toit on see. Sibidibidi on tõesti nii, kamas peidus jõud ja jaks. Sibidibidi on tõesti nii, proovi ainult klaas või 2,2 kõlab nagu 2,2 ehk täiesti ükskõik. Või on see hoopis salajane retsept 2 kama ja 2 korda päevas. Et 2,2 on fitnessi... No see on juba mingi... No nii. Turu Viljandist. Godhür kõlab nagu põhjamaine äikesejumal, kes on aga päriselus ei. Parandab see tüüp hoopis naabritel netti. Legendriks meenutab seevastu aga multivitamiini. Need ei ole ka torusiili ja pesupulbri brändid. Just selliste krooksuvate nimede all krooksuvate nimede all tegutsevad moodsa aja netikangelased. Netikangelased. The what? The what? The staircase where? Saate aru, et siuke asi oli Reporteris täna või? Te nagu saate aru sellest või? See oli Reporteris täna. Need on tüübid, kes rahva rõõmuks Twitchis või YouTube'is teevad pikki otseülekandeid. Eesti kõige kuulsam striimer on praegu Tartu volikogu liikmeks pea 1597 häälega valitud Chris Kärner. Kas nüüd saite pihta? Isamaa ei räägiks korraga sellist juttu enne valimisi, mis meeldib nii Keskireformi sotside Eesti 200 valijatele, siis nad ei saaks nii palju toetust. No aga sellisel juhul nad on samasugune nagu Reformierakond. Siis nad on täpselt samasugune nagu on Kaja Kallas, kes ütles peale valimisi, et no jaa, aga kui me oleks öelnud, et me tõstame makse, siis ta ei oleks meid ju valinud. No, saad aru, et see on nii räige selgrootus. See on true tau ju. Mulle see vend meeldib. See vend tajub biitine. Chris Kärner valitud ma ei kannata ise ennast absoluutselt. Ma ei tea, kuidas te vaatate seda iga päev. Ta kuulus mõnda aega seal ka Isamaa fraktsiooni, kuid pärast viimaseid väljaütlemisi visati ta fraktsioonist välja. Kärner kommenteeris homode värki, vähemusi ja viitas ka holokaustile. See lihtsalt on üks klipike, mis on mingisugusest pikast 5-6 tunnisest striimist justkui välja lõigatud ja sellel ei ole nagu täpselt arusaama või seda sisulist, et mis sellele eelnes ja mis sellele järgnes. Kaua sa nende tujurikku ja naljadega ikka siin? Siis tuleb midagi uut leida, et ma võin juba täna ära öelda, et ma arvan, et 2 ilma 3. ei jää ja tõenäoliselt tuleb veel 4., 5., 6. ja 7., 8. ka. Et selles suhtes, et kui ma olen meelelahutaja, siis see on lihtsalt üks asju, mis ma teen ja teen ka edasi ja kui Peavoolumeedia otsustab siis lõigata sealt klippe, siis neil on 100% selleks õigus ja andku ainult minna. Kuid olenemata sellest, mida kodanik Kärner ütleb või teeb, on tal tuhandeid noori, kes teda toetavad, nii heas kui halvas. Selgelt on tegu väljaütlemistega, mis on justkui, ütleme nii, et see, mis sülg suhu toob. Üldiselt tavaliselt sellele eelneb mingisugune siis, ma ei tea, video või mingisugune asi, mida me justkui vaatame koos ja kommenteerime ja siis peale seda läheb diskussiooniks ja siis selle diskussiooni käigus tavaliselt siis tuleb selliseid, ma ei teagi, siis nalju või apsakaid justkui ette. Aga millal on sinu... Mis asi see on? Mis asi see nüüd on siis? Mis siin toimub? Piir, kas sul on üldse nagu mingi punane joon ka olemas, et kus sa edasi ei lähe? Naljadega? Ma arvan, et nalja tohib teha kõige ja kõige üle, et ma arvan, et seal ei ole mingisugust otsest punast joon, et oi, seda nüüd ei tohi öelda. Selline vastandlikkus on alati ja võib-olla mõned vaated on tõesti liiga ekstreemsed mõne inimese jaoks, aga lihtsalt, kuna mina ise hakkan ka 30-ndatesse lähenema, olen ka Tallinnas elanud, siiamaani praegu seal, et tegelikult siis vahepeal... Oota, mis see mees hakkab nüüd poliitikat tähema? Kama tuleb poliitikasse või? Mõtled, et
kurat, mis seal Eesti riigis tehti, et miks ma vene keelt kuulan Eesti pealinnas, et tegelikult mõned asjad küll tunduvad, et nagu, mis meie riigiga on tehtud, et võib-olla selline uus värske nägu, mõnele ei meeldi, mõnele meeldib, kõigile ei saagi meeldida, miks mitte, pange hullu. Kõik korras ikka. Ei ole, mul on pea aiava. Sul on pigem jalad aiava. Mul on pea. No, nüüd on küll pandud. See on alles 4 minutit. 3 minutit veel. No ütleme 4 minutit veel. Mis tõesti vaatas? mis saab edasi? Kas Eesti tulevased valitsejad võivad olla praegused striimerid? Tõsi ta on, poliitikamaailma tahavad kombata nii mõnedki Kärneri kolleegid Eesti striimi impeeriumist. Olen ka nalja teinud samal teemal, et võiks ju minna ja teha sellepärast, et Oba piiraja ka kohal. No nii. Tahakski poliitikat võib-olla seestpoolt näha, et kas ta siis ongi nii räpane, nagu see välja paistab, et kuulujuttude järgi on ju. Et tegelikult ma ei teagi, kas inimene muutub siis poliitikasse minnaks kuidagi teistsuguseks, mis ta eelnevalt on olnud, et need lubadused lubatakse ja need unustatakse ja tehakse risti vastupidi. Do you have microphone? No microphone? Hello? Oh, hello, Merry Christmas. Eriti veel. Ma arvan, et seal on pooled on sisuloojad, kes igal pool kandideerivad, et see kindlasti nii läheb. Aga kas see on hea või mitte? Julgen väita, et see võib olla hea, aga võib ka tuua väga palju kaost. Kõik on kiired, on siuksed, vaata kui on. Sama nagu enne. Tuleks piiraja saab reklaami või? Lõpuni ei saagi olla nii-öelda sisulooja, et võib-olla peaks päris asja ka tegema, et äkki saaks Eestis tõesti midagi ära teha päriselt. Nii et järgmistel Riigikogu valimistel kandideerid? Ei julge lubada, aga nagu Krisi puhul siis teeraja on ees, et näha on, et sotsiaalmeedial on jõud. Eesti pole sugugi ainuke riik, kus sisuloojad tungivad riiki juhtima või lausa isegi kogu Euroopa Liitu valitsema. Näiteks kui Küprosel oli väga huvitav fenomen tegelikult üks YouTuber Fidias, see Euroopa Parlamenti, et tegelikult see nähtus on juba näha ka teistes Euroopa riikides, et live-streamerid, sotsiaalmeedia isikud jõuavad päriselt poliitilistele kohtadele, kus nad saavad enda arvamust avaldada, nii et ma arvan, et Eestis võib see tuhin tulla päris ruttu peale, et Ma lihtsalt nii palju räägin, et mulle natukene tegelikult ei meeldi see uudis, sellepärast, et nagu see, nagu me kutsusime, või noh, ma rääkisin reporteriga sellest, et et toimub parimast parim, on ju, et Eesti striimerid tulevad kokku, tulge tehke intekaid ja nagu noh, näidake nagu justkui tavarahvale, et vaata, et see striimimine ongi nagu mingi tavaline asi, vaata. Et see on nagu, et see on normaalne. Ja et noored tegelevadki siukeste asjadega ja siin käibki elu ja siin käibki elu ja et justkui, et kõik striimerid, kes justkui sinna on kohale kutsutud, et nad saaksid ise ennast nagu promoda meediale, et meedias tekiks neist kui tavalise inimese kuvand, kui te saate aru, mida ma mõtlen, on ju. Aga selle asemel on terve see teema, on mingi Kris Kärner on poliitikas ja ta on striimer. Mis te arvate? Nagu see on veits bad minu meelest. Et nagu, sest see ei olnud absoluutselt selle eesmärgiga, et teha mingit, ma ei tea, mis iganes promotionit. Sest mul ei ole seda täna vaja. Et see on nagu minu meelest suht nagu bad. Aga okay. Näiteks ma ütleks, et ma üldse ei arva, et näiteks Brigitte Susanne Unt või Mallukas on Riigikogu valimistel ka. Minu ennustus lihtsalt kõigile. Ja äkki BSA saab äkki see haridusminister, nagu ta on siin unistanud. No see on päris hea ennustus, eks näis, aga ma arvan, et Riigikogu valimistel võid täitsa välja ilmuda. No tere tulemast Tartusse. Ma ei tea, kas ma olen nii palju joonud või midagi, aga... Aga mul on kapp kaasamas, mis on ära ütle. Ära ütle. Ma tean, mida sa mõtled, aga ära ütle. Aga olge
olge valmis. Võib-olla tulevane Eesti peaminister ongi hoopis karismaatiline meelelahuttaja ja mitte parteikontoris üles kasvanud punnpea. Oi, pasa, mida ma vaatan. Lõpeta ära ausalt. Palun aitab. See uudis võiks juba läbi saada. Saate aru, et ajateenijad vaatavad seda või ei vaata või? See on ju härra Veebel. See on ju härra Veebel. See on ju härra Veebel. Ongi hoopis karismaatiline ma tahan korra veel vaadata seda. Meelelahutaja ja mitte parteikontoris üles kasvanud punnpea. Oi vittu. Poliitikas kehtib ju samas peale muu ebameeldiva siiski ka üks meeldivam põhimõte nagu popmuusikaski. Rahvas tüüdineb vanadest peerudest. Oodatakse uusi nägusid. Mingi vend kõnnib ringi ja lihtsalt vehib kogu aeg. Mida sa vehid, aitab juba. Ei pruugi olla... Miks nad seda ühte ja sama klippi näitavad mingi 4. korda, kus mingi vend kõnnib ja vehib lihtsalt? Vanadest paremad, vahel on isegi lollimad, aga juba palju vahelduse pärast hääletatakse sageli just uute nägude poolt. Ja siis kahetsetakse jälle. Aga see ongi ju see päris elu. Oi jah, no ma ei teagi, mida sellest asjast nüüd arvata, aga no tegelikult väga hull ju nagu ei olnud. No väga hull ei olnud. Tegelikult oli suht chill isegi minu meelest. Aga jah, ma olen veits pettunud, et seda poliitika teemat natuke liiga palju, noh. Nagu oleks võinud nagu anda ikkagi platvormi nagu nendele inimestele, kes mingi võitsid. Näiteks iga kategooria võitjast oleks võinud teha loo ju, ei või? Et mingi, näe, parimad on mingi, selle kategooria võitja, noh, kuidas tunnete ennast, mis iganes. Ja oleks minu meelest ülihea loo saanud nagu. Aga selle asemel, noh, ma ei tea. Aga noh, so be it, on mis on. Võib-olla nad teevad veel, ma ei kujuta ette.